tere, minu nimi on Camille ja oleme oma Luuka evangeeliumi tähendamissõnadega jõudnud Luuka 11. peatükki, kus Jeesus räägib palvest ja õpetab oma jüngreid palvetama. Loengi kohe selle loo ette ja alustan natukene ennem tähendamissõna, et kõik oleks arusaadav. Jeesus ütles neile, kui te palvetate, öelge, Isa, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu kuningriik tulgu, anna meile igaks päevaks leiba, mida me vajame. Andesta meile meie patud, sest ka meie andestame igale ühele, kes meie vastu patustab. Ja ära lase meil kiusatusele järele anda. Jeesus ütles neile veel, oletame, et sul on sõber ja sa lähed keskööl tema juurde ning ütled, sõber, laena mulle 3 leiba, sest üks mu sõber on rännakul olles minu poole tulnud ja mul pole talle midagi pakkuda. Temaga vastab, ära tülita mind, uks on juba lukus ja mu lapsed on koos minuga voodis. Ma ei saa tõusta ega sulle midagi anda. Ma ütlen, et kui ta ka ei tõuse üles ega anna sulle midagi sellepärast, et ta on su sõber, siis kindlasti tuleb ta üles sinu järele jätmatu pealekäimise pärast ja annab sulle, mida sa vajad. Seega ma ütlen teile, ärge lõpetage palumist ja teile antakse. Ärge lõpetage otsimist ja te leiate. Ärge lõpetage koputamist ja teile avatakse, sest igaüks, kes palub, see saab. Kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Kas teie hulgas on sellist isa, kes siis, kui tema poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao, või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete patused, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie taevane isa annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Palvega on huvitav lugu. Kui sa palvetad, siis sul peab olema kindel veendumus, et see, kellelt sa midagi küsid, et tal on see vägi sulle seda anda, tal on see võim, see võimalus, need ressursid. Ja teine asi, milles sa pead kindel olema, on see, et see, kellelt sa midagi küsid, see armastab ja hoolib sust piisavalt, et tahta sulle oma ressurssidest midagi anda. Ja ma arvan, et just täpselt sellest räägibki see Jeesuse näitlik lugu meile, kuidas palvetada. Huvitaval kombel alustab Jeesus oma palvet sõnaga Isa. Ma arvan, vähemalt ma ei tea, sa võid kommentaaridesse kirjutada, kui sa tead mõnda usku või religiooni, kus Jumal kutsuks ennast isaks. Kui ma ei tundnud veel kristlust ega teadnud sellest usust midagi, siis ma pidasin Jumalat väeks, universumiks, jõuks, aga mul ei olnud aru saama, et ta võiks olla isa. Ja ma arvan, et see arusaam kristluse juures ongi minu vaadet Jumalale kõige rohkem mõjutanud ja muutnud. Kui ma lähen palves Jumala juurde, siis ma tean, et tal on kõik need ressursid. Ma tean, et ma võin talt paluda ja ma võin isegi häbematult paluda, nii nagu selles tähendamissõnas see sõber küsis. Ja ma tean, et Jumalal on piisavalt armastust, et mulle neid asju, mida ma talt küsin, anda. Nii nagu ta selles teises tähendamissõnas ütleb, et kas on teie seas isa, kes annaks oma lapsele halva asja. Ja muidugi, retooriline küsimus, aga me teame seda vastust. Üldjuhul me kõik tahame anda oma lastele parimat. Ja ma arvan, et see ongi Jeesuse palveõpetus. Näha Jumalat isana. Teada ja usaldada, et tal on need ressursid. Ma võin talt asju küsida, ma võin julgelt küsida. Ja teada ja usaldada seda, et tema on mu isa, kes vaatab minu järgi, kes hoolitseb mu eest, kellel on piisavalt
isegi rohkem kui piisavalt armastust minu vastu, et anda mulle kõiki häid asju. Ja kui me loeme, et isa annab parimat oma lapsele ja siin lõpus ta ütleb, et kui palju enam Jumal annab püha vaimu neile, kes küsivad. Ja kui ma vaatasin järgi, mis see püha vaim siis on, siis ma võin teile siit ette lugeda, mis asjad need siis on, mida Jumal lubab meile anda. Ta ei luba meile anda häid autosid, kindlat töökohta, kaunist elamist ja nii edasi, mida me võib-olla mõnikord küsime, kui ta ütleb, et annab meile, mis ta teab, et meil on parim. Ja mis see püha vaim siis meist toodab? Ma loen siit ette. Jumala vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, usk, tasadus ja enesevalitsus. Need on need head asjad, mida Jumal lubab meile anda. Ja minu küsimus, mille ma täna õhku viskan sulle mõtisklemiseks, kui sa palvetad, kas sa ütled isa? Aitäh, et sa tulid, kohtumine järgmine nädal.